Täna ei ole siin märgi. Kas teistel veel Moti kõrgel? Härra keeruta. Kohe Mott tõusis, kui nägid, näed, läks täna Openisse. Kuidas vorm on? Kuna vorm on hea, aga käsi on valus. Käed jälle. Ikka sama vana jama ei lähe üle, ma pean üle minema. Nii kardab. Ümargune see kont läheb paigast ära. Ta tähab päikse. Ei ole siin variant. Mis all on? Pekk. Soola Võru pekk. Seal on, ma võin tuleb sama ruumi sest vaadata. Ma käisin seejuures, kui pikk turg oleks kannaks saada kinni. Jah, siit jooksul. Hoidsid ka kohal. Lõppusid aegu vaadata, see kõik mõne sektori vahetada. Ja ma mõtlesin jopegi kuuga. Teame, et ta sama. Ai, mõned on jõua. Suurem oli ka suurem. Kumb siis jälle? Jaanus. Ka noorem. Suurem. Sina on kõige varem. Musta korgit ja see ei. Olete koos või? Mida? Olete koos või? Ei kuule. Koos sõidad? Jah. Ta ka? Ta ka? Iga sinna. Juunior jah. Siin on klassi vähe rohkem. Villem läks ka nüüd harrastada. Konkurentsi vähem. Panid siikli? Sinu kõrvale? Tähelepanu, lugupeetud võistlejad, koguneme kõik siia boksi. Siikord mul on kraani jääks, jah? Teiselt poolt aeda ka siia poole, et näeksite mind ja mina teid. Kõigepealt tähtis teadaanne numbritele 176, 555, 606, 36, 174. Kas teie sõitsite finišikaare alt läbi, enne kui te viisite oma tsikli stardijoonele? Ei! Aga kas teil transponderkleepekad on külge pandud ja minu juures kontrollitud? Läheb üks ring hiljem. Kas kellelgi nendest, keda ma nimetasin, ei ole transponderkleebist? On. On. Nii, koguneme siia poole. Tulge siia nüüd. Siit sõitsin. Mitte ei läinud. Sealt pidi sõitma. Aga pidin või? Aga see selleks. Kaamera käib. Jah, hakud juhi. Aga ta ei kesta niikuinii.
Kõik boksi sisse. Kus siis veel? Ikka see nuja alaga peab näha pealis maha. Kurat, kus need konkurendid on? Juba läks mets ära. Jerbahiilik on Jerval. Jerbak kõndis läbi hommikul raja kõik. Noh, Täitsa palju sõidub. üks veel veel ilmine. Kaameral saab enne akta tühjastada siin kuradi startile. Sa filmid ka praegu kusjuures? Ma tean, ma panin filmi. Jah. Kuule, aga see on muidu okei, et ma ei pidanud siit läbi sõitma või? Aga kui kleps on peal, siis toimib järelikult. See oli lihtsalt kontrolli tegemata. Aga küll ta toimib. Õige esimene ring, see on nii pika vahe sisse ära, see läbi ära küsid, toimib. Jah, siis kui ei toimis... Oled tugev mees, rebi jupp mulle siit. Ei saa auhinda. Aga vabandab, et siin selle ilmuga natuke selline. See imane kavalast ei lähe enam. Mees jälle vähe, veidi sama lähe. Kohe räägib. Siin ainult koostamist, ma lähen ikka siin. Kõndis mul lehtede all, sa ei näe. Ma jään omad kohtel Urmas, ei tea. Vähemalt ikka on. No nii, alustame, ei hakka seda viimast ära ootama, tal aega näiteks olema. Tere tulemast kõigile ustavatele mootorratturitele Pitsepini 10. hooaja avapaugule. Teid on täna meeldivalt palju, ilm on meeldivalt ilus. Ja loodame, et see lõpeb ka meeldivalt ilusti. Kõigepealt organisatoorsed küsimused, tähendab vastused, informatsioon, et peale sõitu minu paremal käel näete seda väikest majakest, see on saun, sauna taga on tiik, olete kõik lahkesti oodatud sauna ja tiiki peale sõitu. Nii et ehte vene saun, ehk et poolenisti selline suitsusauna tüüpi saun, kes ei ole käinud, kindlasti soovitan, väga-väga hea. Nii, süüa pakub teile siin Illimar toitlustust, nii et kelle vahepeal kõht tühjaks läheb, võite läbi põigata. Nüüd rajast. Räägime kõigepealt ära sellesama finiši koha, et minust vasakul käel on finiši värav antennidega. Siin lõpeb teie ring ja nüüd uuele ringile saate minna seda kaudu, kus seisab luiga. Näete luigat, jah? Vot sealt, vasakult äärest. Kes tahab, kellel on vaja tulla boksi, see tuleb siit paremalt, tangib ära, teeb oma asjad ära ja tagant otsast sõidab uuesti rajale. Ja rada läheb kulgeb täpselt samamoodi järgmine nagu ka esimene. Raja juures on üks hästi oluline nüanss. See on ka juba varasemalt olnud, nii et kollane lint jääb teist alati vasakule poole. Alati! Ükskõik, kus teil on vaja kuskil puurida, mööda sõita, kuskil on tropp ees, siis kollasest lindist ega kollasest märgistusest te mööda ei sõida niimoodi, et see jääks teile paremat kätt. Kollane jääb alati vasakult kätt, alati. Sest kuna ring on vastu päeva, siis te võite kogemata lõigata seda trassi, kui te surute ennast vasakule. Ja loomulikult lindist keegi läbi ei sõida seal, kus on füüsiliselt lint ees. Põllu peal on libe, olge ettevaatlikud, esimese ringil ei ole vaja kihutada, meil on ju harrastajate sari. Nii et esimese ringil vaadake, siin on hästi palju puulehti, jälgi peaaegu et näha ei ole, aga lindid ja märgistused punase värviga peaksid olema erksalt nähtavad, et see rada on siin vähemalt 5 korda läbi käidud ja järjest muudkui juurde värvitud, et siin on läinud, ma ei tea, mitte purki värvi. Aga see selleks, mitte sellest ei tahtnud rääkida.
raja siis ohutuse koha pealt, et ärge kellestki üle sõitke, et sõidame hästi rahulikult. Selles mõttes, et kui keegi ikka maas on, siis üle ei sõida, et üritame kõrvalt kuskilt mööda minna. Sõidu kestus on 2 tundi, 2 tunni pärast, kui 2 tundi on täis, siis saate finišilipu. Suur kell saab olema finiši puu parema posti küljes, kui teda praegu veel seal ei ole, nii et saab sinna pandud. Nii et 12.00 täpselt on stardi ajal sinna paigaldatud ja sealt saate jälgida oma aega. Nii, mis veel olulist? Siis nüüd stardist nii palju, et stardimärguanne on selline, et tõstan üles rohelise lipu ja kui see lipp langeb, siis anname stardi. Te olete kõik seadnud oma mootorrattad ilusti 2 respo esimese lipu vahele ja seal on neid 3 paari. Viimane paar on teineteisele päris lähestikku, umbes 5 meetrit. Sinnani võite põrutada otsejoones. Lintidest läbi ei lähe, seal otse sinna mudaauku, seal mudaaugus on suuremad augud ära tähistatud, väiksemad augud ei ole. Nii et valite ise sealt rahulikult tee kuni siis nende kitsaste respo lippudeni ja sealt läheb siis rada sujuvalt vasakule ja kõik kurvid on lindiga märgistatud kas siis ühelt poolt või 2 poolt. Nii et võtke rahulikult, seal on niidetud hein on peal ja see on praegu veel märg, nii et tagant selga võite ka sõita, nii et ega stardis ei võideta sõitusid, nii et 2 tunniga loksute kindlasti vastavalt oma jõukohasusele ilusti paika. Nii, mida veel? On küsimusi? Start on seisva mootoriga. Kas ta seda 3 nurka mainis ka siis stardi keskel? Küsimus mööda laskmise kohta, kiirema mööda laskmise kohta, siis mina soovitan seda, et ärge mitte kunagi muutke oma trajektoori. Niisama, et kiiremat tagant mööda lasta. Tagumine mees, kes on kiirem, peab teile selleks märku andma. Kas annab korraks kõvasti gaasi, laseb signaali, enduuromootorratastel on need olemas, või hõikab. Siis te teate mõlemad oodata, et te hakkate tegema nüüd möödasõidumanöövrit. Aga niisama, et ma nagu ise kuulsin midagi, et veel ole hea, mine sinna stardi poole, et seal midagi juhtuks. On veel küsimusi? Jaa, see on veresaun. Nii, et siis kuradi luigas!